Soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. On hetki meie elus, kus me tunneme, et oleme üksi jäänud. Tundub, nagu poleks enam kedagi, kes meie ees seisaks, kes meie vastu huvi tunneks. Aga sama tundsid Jeesuse jüngrid, kui nad kuulsid, et nende õpetaja lahkub. Aga kuulakem, kuidas Jeesus oma lahkumist siiski jüngritele selgitas. Me kuuleme sellest Johannese evangeeliumi 14. peatükist 15. kuni 21. salmini. Kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde, veel pisut aega ja maailm ei näe mind enam. Aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. Sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma Isas ja teie minus ja mina teis. Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Aga kes armastab mind, seda armastab mu Isa. Ja mina armastan teda ning näitan talle ennast. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Jeesus ütleb oma õpilastele siin, et ta ei jäta neid orvuks. Hirm jääda orvuks ei tähenda neile ainult kurbust, vaid ka täielikku juriidilist ja sotsiaalset kaitsetust keset vaenulikku maailma. Orvuks jäämine tähendas toonases maailmas mitte ainult vanemate kaotust, see võis tähendada ka õpetaja või eestkostja kaotust ja just keset seda ängi tõotab Jeesus, ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Head sõbrad, uurime lähemalt, mida see lubadus võiks reaalselt tähendada ja kas see salapärane teine lohutaja, keda Jeesus lubas saata, kes ta ikkagi on. Kui me kuuleme sõna lohutaja, siis tekib meil tahtmatult kujutust kellestki, kes selitab haiget saanud last ja pühib pisarad tal. Kuid algne kreekakeelne mõiste, mida Jeesus siin kasutab, on parakletos. See on juriidilise tähendusega termin. Tegemist on kellegiga, kes seisab kohtus süüdistatava kõrval. Niisiis võiks öelda, püha vaim on sinu advokaat ja kaitsja maailmas, mis mõistab sind su usu pärast hukka või avaldab sulle tugevat survet. Ta ei ole passiivne kaasatundja, vaid aktiivne eesseisja. Jeesus vormib meid küll ühtseks kogukonnaks, kuid püha vaim tegeleb meiega isiklikult. Püha vaim pakub isiklikku tuge ja juriidilist seaduslikkust Jumala ees. Sa ei ole enam ühiskonnast välja tõugatu, vaid Jumala kuningriigi pärija. Just selles mõttes ütleb apostel Paulus roomlastele Rooma kirja 8. peatükis 16. salmis, seesama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Jeesus nimetab seda kaitsjat ka tõe vaimuks ja lisab, maailm ei saa teda vastu võtta, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Miks maailm ei näe ega tunne seda vaimu? Maailm ei tähenda siin kaunist loodust, vaid ebaõiglasi inimlikke hoiakuid, suhteid ja võimustruktuure, mis teenivad võimu, edu ja raha. Mida see praktiliselt tähendab?
kujuta ette noort hotellitöötajat, kes peab rasket tööd tegema ja teenib seejuures miinimumpalga, väga vähe. Kuid samas on ta tohutult uhke, et ta saab töötada sellises lugupeetud hotelliketis ja selle omanik on multimiljonär. Ta imetleb inimest, kes tegelikult ekspluateerib teda, makstes talle vaid, nagu ütlesin, miinimumpalka. See on olukord, kus rõhut on hakanud imetlema oma rõhujat. Just selliste ilmalike süsteemide vastu me vajamegi seda tõevaimu. Püha vaim annab meile vaimse kompetentsuse, mida nimetatakse ka vaimude eristamiseks. See on võime näha läbi massipsühhoosidest, süsteemsetest valedest ja juhikultustest. Tõevaim ei lase meil kummardada nähtavat võimu, vaid suunab meid nähtamatu kui tõelise armastuse juurde. Aga mis on selle tõelise armastuse tunnus? Jeesus ütleb, kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Maailm meie ümber toimib vastavalt teenete loogikale. Mina sulle, sina mulle. Raba tööd teha, siis saad palka. Kui oled tubli, siis väärid armastust. Paljud loevad ja tõlgendavad ka Jeesuse sõnu samamoodi. Täida reegleid, küll siis Jumal sind armastab. Kuid tegelikult on kristlik elu selle süsteemi vastand. Armastus on siin eeldus, mitte tasu. Püha vaim kui tipptasemel eeskostja ütleb meile Jeesuse poolt antud lunastuse alusel, et me oleme Jumala lapsed. Me elame sellest lapse seisusest lähtuvalt, mitte oma teenetest ega tunnetest lähtuvalt. Tunded võivad üleöö muutuda, kuid lapse seisus ei muutu. Me otsime ja elame Jumala tahte järgi, sest me oleme lapsed, mitte orjad. Ja milline on siis Jeesuse tahe? Ta ütleb, armastage üksteist. Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiega üksteist. Jeesuse armastamist ei mõõdeta sellega, mitu tundi me ööpäevas palvetame või piiblit loeme. Tema armastamist mõõdetakse sellega, kuivõrd me suudame seda tingimusteta armastust edasi anda. Jumala vaimust sündinutena oleme meiegi nõrgemate eestkostjad. Tõevaim, kes elab meie sees, kinnitab, et me oleme seotud jumaliku reaalsusega. Jeesus kirjeldab seda nii, mina olen isas ja teie minus ja mina teis. Püha vaim on meie eeskostja, kes annab meile sisemise kindluse, et me oleme vaesed, kes teevad paljusi rikkaks. Meil ei pruugi olla maailma silmis erilist võimu ega staatust, kuid me pole ka orvud, vaid me oleme Jumala lapsed. Kuid küsigem endalt täna, kellele ma saaksin pakkuda samasugust eestkostet, tuge ja armastust, kui ma ise olen püha vaimu läbi kogenud. Palvetagem. Issand, sa näed, et vahel tabab meidki üksi jäetuse tunne. Anna meile andeks meie uskmatus ja hirm. Täida meid püha vaimuga, et suudaksime sinu armastust selles maailmas välja elada. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.